hei, sa kuulad turundus- ja ettevõtlussaadet IDEA 360, kus inspireerime, anname nõu ja jagame kogemusi ettevõtlusega seotud teemadel. Septembris räägime andmetest, privaatsusest ja GDPR-ist. Tere, mina olen Peeter Marvet, Zone Media turunduse ja kommunikatsiooni peal ja lisaks sellele andmekaitse spetsialist. Aga ilmselt kus iganes ja kellel iganes ma ka ei töötaks, olen ma endiselt tehnokratt. Tänases saates uurime, kuidas on andmete olemus aastatega muutunud. Sina sellel hetkel, kui seda pildi teed ja laed kuhugi ülesse, siis sa ei kujutagi ette, milliseks andmehulgaks see kellegi jaoks võib osutuda. Küsime, kuidas koguda ja töödelda andmeid turvaliselt. Aga kui sa alustad mingit uut sorti andmetöötlust ja on näha, et seal võib olla mingisugune mõju inimeste privaatsusele, siis sa peaksid koostama mõjuhinnangu. Ning saate lõpus räägime andmete kasutamisest turunduses. Prooviks nagu likvideerida seda, et oleks vähem neid olukordi, kus me teeme mingisugust asja, kus me näiliselt me just nagu tegelikult üritame öelda, et me väga palju teame oma klienti. Värske IDEA 360 jõuab sinuni igal teisipäeval. Loodetavasti oled tellija. Leiad meid sealt, kust oled harjunud podcast'e kuulama. Saate toob sinuni turundus- ja kommunikatsiooniagentuur IDEA. Minu nimi on Kuldar Kullassepp. Peeter, sa oled tehnoloogia maailmas olnud aktiivne väga pikka aega. Selle aja jooksul tehnoloogia ja ka internet on muutunud tundmatuseni, et tõenäoliselt 30 aastat tagasi me ei teadnud, kuhu me välja jõuame. Selle aja jooksul on kindlasti muutunud ka see, mida me käsitleme andmetena. Kui sa vaatad oma tegevuse algusaastatesse ja siis kõrvutad seda tänapäevaga, siis kui palju on muutunud üldse arusaam andmetest kui sellistest ja mida need üldse sisaldada võivad ja mida nendega teha saab? Ma arvan, et kõige suurem muutus on see, et nende inimeste hulk, kes mõtlevad selle peale, et kusagil on mingisugused andmed, mis saavad andmetest aru, on suurusjärkude võrra kasvanud. Ehk et sealt samas võib-olla siis mina alustasin kusagil 85. aasta paiku töödeldes oma isa teadusandmeid, oled ise 7. klassis, ehk et sellel ajal see oligi täiesti selline nii-öelda tabuleeritud mingisugune informatsioon, mis kusagil oli siis millegi käigus tekkinud või hoiti nagu nii-öelda, ma ei tea, perfokaartide peale inimeste kohta andmeid. Tasapisi need andmed liikusid kõik, ütleme niimoodi, et tavakasutajaks arusaadavalt Excelisse. Seda Excel on selles mõttes keskmise kasutajaks arusaadav andmebaasi mudel, sest ta näeb, et mis seal toimub, seal on olemas nagu veerud andmetega, seal on olemas nagu read andmetega ja siis nad suudavad seda hallata. Nende jaoks, kes tegelevad andmetega sügavamalt, on see taga kindlasti keerulisemad arhitektuurid ja struktuurid, aga tavakasutaja jaoks tõenäoliselt selline nagu Exceli vaade. Ja ausalt öeldes Exceli vaade oli tavakasutaja jaoks siiamaani jäänud, aga need andmete selline kogu see, mis andmeid kogutakse, kuidas neid kogutakse, kui kiiresti ollakse võimelised seda töötlema, on läinud eest ära vahest selliste sammudega. Ehk et kui mina kunagi 89 astusin ülikooli, siis me vist äriinfotöötluse eriala esimese kursuse käigus ehitasime transistorist mikroprotsessori paari käsku ja see oli aastal 89 selline nii-öelda esimese kursuse tudengi jaoks tehtav asi, aga kui nüüd aastal 2018 öelda, et sa peaksid nagu proovima järgi teha tänase protsessori mingisugust funktsionaalsust, siis ausalt öeldes see on jõudnud niivõrd kaugele, et tõenäoliselt ka need inimesed, kes protsessoreid disainivad, ei suudaks seda teha enam nii-öelda pliiatsi paberiga, vaid suure osa sellest tööst, mis on ka nende disaini taga, teevad ära arvutid. Ehk et me oleme jõudnud võib-olla andmetest väga mitu sammu selles mõttes nagu kaugemale, ehk et need tööriistad, mida me kasutame andmete töötlemiseks, on sellised, et me ka nagu sellise nagu pika mingisuguse orgiga või sellise nagu pintsetiga kusagilt liigutame neid andmeid, aga me ise enam selle andmete sees ei käi. Et sellel ajal, kui võib-olla mina alustasin seda tõesti, ma tundsin seda perfokaardi hunnikut, need olidki need andmed ja me nägime neid välja tabuleerituna, aga praegusel hetkel need andmeid võib-olla mõtestatult isegi niimoodi
kujutame, et paberi peal välja trükkida ei ole võimalik, et see on nagu, ta on muutunud täielikuks kosmoseks. Kui mõelda sellele tänasele, ütleme sellisele internetikeskkonnale, inimesed laevad sotsiaalmeediasse oma pilte üles, tänapäeval võib pilti käsitleda andmena, selles mõttes, et seda on võimalik tuvastada asju pealt, seal on võimalik mingeid järeldusi teha. Kas siis, kui sina alustasid, võtad tüki paberit ja kus on peal pilt, kas see oli tollal andmed? Ei, me jõudsime selleni, tähendab, kus vist esimest korda ma sattusin ka nii-öelda sellisele kujunduse ja reklaamialaga kokku, see oli ka kusagil aastal umbes vist 89, kus olid esimesed võimalused arvutis mingisugust küljendustööd teha ja selleni, et sai hakatud ka arvutis pilte töötlema, me ei ole veel tegelikult jõudnud, nii et tollel ajal tõesti andmed olidki nagu numbrid ja tähed, eks ju. Ja praegust on see, et jah, ja kui sa võtad selle sama pildi, eks ju, siis raske öelda, pilt on tegelikult fakt, eks ju. See on sinust tehtud mingisugunegi hetke snapshot, aga mis on need andmed, mida tegelikult sealt on võimalik välja lugeda, mida on võimalik selle alusel otsustada, siis seda tõenäoliselt sina sellel hetkel, kui sa seda pildi teed ja laed kuhugi ülesse, siis sa ei kujutagi ette, milliseks andmehulgaks see kellegi jaoks võib osutuda. Mõtleme samade nende sotsmeedia puhul, need samad pildituvastused, me suudame leida sealt üles näod, suudab leida üles, kes on kes, panna inimestega kokku, töödelda kõiki muid objekte, nii et tähendab, tõenäoliselt on võimalik sealt teha järeldusi sinu kohta, mis iganes, alates ma tean, nahavärvist, sugu, vanus, mida iganes, tähendab, et see asi, mis sinu jaoks tundub olema klõps, on sellel hetkel, kui sa anda ette arvutitele, siis nad suudavad sealt teha väga palju väga huvitavad järeldusi ja seoseid, pluss siis loomulikult see oli see üks sinu klõps, aga neil on olemas ligipääsu kõikidele nendele teistele klõpsudele ja see, mida sealt pealt on võimalik teha, see on täiesti pöörane. Ma ei taha kindlasti kõlada ja jätta muljet, et me elame mingisuguses sellises tohutus jälgimise maailmas, aga me teeme seda. Aga kas me peaksime muretsema selle pärast, et kui me laeme sotsiaalmeediasse pilte, Eestis me ei tea neid juhtumeid, aga kui võtta nüüd viimased USA presidendi valimised, kus tänase presidendi meeskond tegi ikkagi turunduse kontekstis nagu täiesti supertööd andmetega, analüüsides läbi pilte, laike ja nii-öelda personaliseerides siis neid sõnumeid, et kas me peaksime seda endale rohkem teadvustama, kui me täna seda teeme? See on selline võib-olla nagu kooli mõttes selline nii-öelda meediaõpetuse teema, eks ju. Et kas me peaksime rääkima sellest, et kuidas me suudame üldse midagi usaldada ja veenduda, et meile esitatav informatsioon on tõene, me võime võtta edasi nüüd võib-olla vist viimase aasta jooksul välja tulnud selle, kuidas tehisintellekt suudab siduda kellegi näokuju ja räägitava juttu, mis ei ole selle sama inimese räägitav jutt ja siis panna näo rääkima, mis iganes juttu. Et need olukorrad, millest me peaksime olema teadlikud, kuidas meid on võimalik tõmmata, neid on niivõrd palju tänu tehnoloogiale, et mul on kõige kurvem on selle juurde mõelda see, et ja selle kõigele vaatamata me hetkel tegeleme sellega, et inimesed endiselt vastavad Nigeeria kirjadele, kaotavad raha, ostavad igasuguseid imelikke pseudoravimeid, mida müüakse mingisugustes veebisaitides, mida reklaamitakse spämmiga ja nii edasi, tähendab selles mõttes, et inimeste võime tegelikult teha vahet jamal ja tegelikkusel on niivõrd väike, et siin on... ma näen selles mõttes, et sellist suhteliselt sükast nagu õudset tulevikku ausalt öeldes. See eeldaks siis ühesõnaga mõnes mõttes eneseregulatsiooni, et me lepime kokku, kuidas ja mis andmeid me kasutame ja me ei hakka nii-öelda inimeste... Ma kordan, et tähendab, et selline kokkuleppimine Euroopas andmekaitse üldmääruse ehk siis nii-öelda sellise välismaakeelse GDPR-i lühendiga tuntud asja näol on selline katse olemas, et mingit sorti hambapastat tuubi tagasi toppida, aga eks me näeme, kuivõrd hästi see tegelikult õnnestub. Ehk et kas see, mille vastu see nagu sisuliselt võitleb, et tähendab, et neid andmeid on võimalik kasutada ära meie vastu. Ehk kas need praegused üldmääruse reeglid seda tegelikult ka võimaldavad teha. Ehk siis kas meil on see puhtalt minu isikuandmed on need, mille alusel saab minuga mind mõjutada või on võimalik seda saavutada ka niimoodi, et
me analüüsime mingisuguseid käitumismustreid, teeme piisavate hulkade pealt mingisuguseid järeldusi ja selle alusel mõjutame inimesi tegelikult töötlemata otseselt isikuandmeid, mis on selles mõttes mitmete... Siin tulekski vahe, et on isikuandmed ja siis on nii-öelda tuletatud andmed, et jah, et seal on nagu see, et tähendab, eesmärk on ju, kõik eesmärk on selles mõttes on püha, eks ju, tähendab, et oleks meie privaatsust ei rikutaks ja et need ka masinate poolt tehtavad otsused ei mõjutaks meie elu, aga kas ei ole olemas nendes asjades alati tagauksi? Enamasti on see, et tehnoloogia areng ja see, kus on raha, jõuab üsna jõudsalt ette seadusloomest. Ja eks me näeme selles mõttes, et kui kaugele see jõuab. Loodame parimat, aga nagu üks sõber mul just hiljuti selle kohta ütles, et mis on tema suhtumine paranoias, et paranoia ei ole mind kunagi alt vedanud, erinevalt sõpradest. Kui sa peaksid valima paranoia ja sõprade vahel, siis tasub valida alati selline nii-öelda tervislik paranoia versioon, ehk et nii-öelda mitte kanda hõbemütsikest, vaid tegelikult tajuda seda, et tõepoolest meie ümber tänu nii-öelda sellise kogu arvutusvõimsusele toimuvad protsessid, mille sügavust ja ulatust ja mõju meile enamus meist ei suuda tõenäoliselt tajudagi. GDPR on olnud jõus suhteliselt lühikest aega ja vara on teha veel kindlasti lõplikke või põhjapanevaid. 3 kuud. Just, aga et kuidas sinule kui professionaalile tundub või paistab, et kas sellel on olnud tänaseks inimeste, ma pean silmas siis ütleme nii-öelda tavaliste inimeste hulgas, on sest abiolu näiteks teadlikkuse kasvamisel, kas inimeste käitumine internetis ja tema tehtavad valikud võivad olla sellest saanud juba mõjutada? Ausalt öeldes ma sügavalt kahtlen, et see nagu inimeste käitumist mõjutaks. On mõned inimesed, kes nõuavad oma andmete kustutamist. Neid märke on mõningaid olnud, aga ma ei ole ka selle poole peal märganud hetkel veel suve jooksul mingisugust sellist meeletut tunglemist. Sest inimesed hakkaksid midagi selles mõttes nõudma, et võib-olla seal alguses olid mõned eksperimendid, aga need ununesid ka kiiresti ära. Kas see mõjutanud ettevõtete poole pealt tegevust on võib-olla selles mõttes nagu olulisem küsimus, sest et otseselt ta tegelikult on ju suunatud selles mõttes muutmaks ettevõtete käitumist ja kuigi väga suur hulk sellest punktidest ei erine sellest, mis meil on varem kehtinud isikuandmete kaitse vastavalt siis nagu direktiivi ja seaduse mõttes, aga see, et sinna pandi külge selline hinnalipik, tähendab seda, et kui ennem seda olid need asjad jutuks võib-olla kusagil mingisuguses osakonnas, kes siis võib-olla mõtlesid natukese kaugemale tuleviku peale või mõtlesid rohkem vastutustundlikult, siis tänu hinnasildile see asi tõusis nii-öelda nagu C-tasemele ehk et selles mõttes nagu chief, mis iganes juhtkonna tasemele. Ja mis oli minu jaoks selles mõttes huvitav, et ka just mingi ühe konkreetse ettevõttega, kus ma olin eelnevalt juhtinud tähelepanu, et asjad A, B ja C on teie puhul ebaturvalised ja mul oli öeldud, et see ei ole teema. Sorry, et nagu C-tasemega ja et see ei ole sinu teema, eks ju, B see ei ole ka minu teema ja C-tasemele me sellega nagu just selle jutuga minna ei saa, eks ju, et siis järsku on tekkinud selle poole pealt nagu küsimusi, kuidas seda teha ja ma näen väga palju võimalust seda privaatsuse teemat kasutada just selleks, et organisatsioonides tõsta seda arusaamist nendest andmetest. Sest et kui küsida, mis on üldmääruse vaatest andmed, siis läbi selle sama hinnasildi külge probleemidele hinnasildi külge panemise ma ütleks, et andmed on risk. Ehk et üldmääruse mõte on viia ettevõteteni arusaamine sellest, et andmed on tegelikult risk. Kui sa kogud andmeid, siis on olemas risk, et nende andmetega midagi juhtub. Midagi sellist, mis ei vasta seadusele ja sina kui ettevõtja vastutad selle eest. Ehk nagu olles rääkinud raamatupidajatega, kui meil raamatupidamise dokumendid peaksid säilima 7 aastat, siis on mõistlik need pärast 7. aastat ka ära hävitada, sest et kõik me oleme kindlasti ausad ettevõtjad, aga kes teab, eks ju, midagi kusagilt ilmselt, kui keegi hakkaks lappama ja otsima, küllap mingisugused midagi ikka leiaks, eks ju. Ehk et need andmed, täpselt samuti on see, kui me vaatame juba varasemalt, on kogu selline nii-öelda compliance pool
ka näiteks ettevõtete e-posti säilitamise mõttes. Mina olen kippunud, eriti just eraisikuna olema see, kes on selline kolakoguja. Ehk et ma olen säilitanud oma vanu faile ja vanu postkaste ja kõiki asju. Ja see on tegelikult risk. Ehk kui see ühel hetkel kas tas lekib või selles mõttes tuleb minu vastu mingisugunegi kohtuasi, nõutakse need andmed välja, siis sealt on võimalik leida erinevat sorti informatsioone kindlasti, eks. Ja sellega seoses compliance'i poole pealt, kui nüüd e-posti lahenduste puhul ettevõtetes, siis sagel ongi see, et üks pool on see, et on tagatud informatsiooni säilimine. Ehk et keegi ei saa ise kustutada oma postkasti ära ja siis, kui tuleb sisejuurdlus, on kõik on läinud, eks ju, ehk et see on üks pool. See on teine pool on see, et on võimalik üldse teostada sisejuurdlust, ehk keegi saab seda kustutamatut või puutumatut arhiivi kontrollida. Ja siis kolmas asi on see, et e-post kustutatakse ära kokkulepitud aja järel. Ehk siis, kui vaadata jällegi suurte ettevõtete poolt, kõik nendega seotud vastutuse küsimused, siis meenuvad mul just ka, kas see just oli Enroniga seoses sellised teemad. Ehk et mida kõike on võimalik kohtus tuvastada tänu sellele, et on alles e-posti suhtluse jadad. Ehk et informatsioon on sellisel kujul on risk ja kui me mõtleme kogu seda riski, või informatsiooni, mida me kogume klientide kohta. Ja kui me peaksime hakkama nüüd tegelema selle küsimusega, et me istume siin ettevõttes laua taga koos ja arutame, et kus kohas meil see informatsioon on, kuidas me seda informatsiooni kaitseme, kui kaua me seda säilitame, kuidas me seda kustutame, siis järsku tuleb välja, et sellel kõigil on küljes lisaks sellele nii-öelda trahvihirmu hinnale. Sellel on küljes reaalne hind selles osas, et palju me peame kulutama selleks, et oma ettevõttes need andmebaasid ümber teha, et mingisugused protsessid ümber teha, et mingisugust asjade turvalisust tõsta ja nii edasi. Ja kui need asju, ka meil Zone'is me käime läbi, me oleme tegelenud sellise nii-öelda infoturbe juhtimissüsteemi juurutamisega viimased, ma võin juba öelda mingi paar aastat. Ja see, kui palju tegelikult on tõenäoliselt igas ettevõttes mingisuguseid andmeid, mille suhtes nende kunagi kogumisel ei ole keegi mõelnud selle peale, et miks me seda kogume, mis juhtub, kui see lekib, kuidas me tagame, et see lekiks, mis on selle nende andmetega seotud riskid, võib-olla meile, võib-olla meie klientidele, kui seda meie käest välja nõutakse ja nii edasi. Ja sealt tekivad otsused, mis on selles mõttes, alguses tundub küll, jah, olles selline nii-öelda turva poole pealt ka see inimene, kes pigem hoiaks asju kauem ja nii edasi. Ja kui sa saad aru, et see kaua hoitav asi on potentsiaalselt kellegi jaoks riski probleem, siis hakkadki seda asja vaatama nagu teise poole pealt, et ahaa, et on meil seda vaja või, et on mul neid sabasulgi nagu nii väga vaja. Et kui sa mõtled, et kui ma sellega midagi ei tee, et miks ma seda siis kogun? Et lihtsalt nagu sellise nii-öelda mälestuse mõttes, okei, kodus on mul võib-olla mõned mälestusesemed, aga nagu klientide andmeid lihtsalt nagu mälestuseks koguda. Igaks juhuks nii-öelda. Igaks juhuks, eks. Et see ei ole nagu selles mõttes mõistlik tegevus, eks. Aga kui palju sa näed, et seda ettevõtetes nagu on just sellist nii-öelda kogumist ja siis teataval määral niisugust struktuuritust, et kui suur see probleemide rägastik niisugusele keskmist ettevõtet ei ole, aga keskmisele ettevõttele nüüd tekkis seoses GDPR-iga? Kui hakata nüüd asju ringi vaatama, mida kasutatakse, eks ju. Esimesel hetkel tundub, et ma olen ka just ennem nii-öelda üldmääruse jõustumist rääkinud mitmetes ettevõtetes ja kõik ütlevad, et tead, et me teeme niimoodi, et me ütleme sõrmed ristis, et surr, et me ei puutugi mingite kliendiandmetega kokku, eks ju. Ja siis, kui sa hakkad nagu rääkima läbi, et oota, mis sa teed, et mis sa sellele kliendile teed või et kuidas see protsess on, siis hakkavad järsku tulema välja, et okei, tundub küll, et põhimõtteliselt on meie juures need andmed, eks ju. Või et need andmed on sellised, mis võivad olla mingisuguse privaatsusriivega seotud olevad andmed. Et neid andmeid tegelikult on jube palju, mis meil tähendab kusagilt selles mõttes süsteemides kipuvad alles jääma. Kui sul on lihtsalt selles mõttes on ettevõttes ongi kliendibaas on Excelis, eks ju, siis tundub, et ega see midagi ei ole, eks ju. Välja arvates see, et Exceliga on meil kõige suurem küsimus on see, et see Excel on sinu arvutis. Kas sul viirusetõrje on arvutis? Kas sul arvuti kõvaketas on krüptitud, eks ju? Kuidas sa liigutad seda Excelit? Kas on sul mälupulga peal?
kas sul on varukoopiad, kus need on? Varukoopiate küsimus on eraldi, tähendab, et mida siis teha, what if, eks ju. Ja kui sa selle juures ka mõtled, tähendab, et sa võiksid anda mingisuguse lubaduse kliendile. Näiteks siin mõned päevad tagasi jooksis meediast läbi lugu ühest perearstikeskusest, kus oli, kus ma mäletan, 5000 isiku andmed olid olnud süsteemis, mis siis langes krüptolunavara ohvriks ehk et siis kõvaketas ja ka samas arvutis olnud varukoopiad. No just. Krüptiti kõik ära ja siis väidetavasti nad maksid, et see tagasi saada. Mis on kindlasti see, mida ei tohi ju selles mõttes teha, et see ainult toodab seda... No see ei, ma arvan, et see, jah, selles mõttes, et sellel hetkel, kui sul on nagu, ma olen nagu rääkinud inimestega, kellel on just mingisuguse küberkuritegevuse pärast on nii-öelda selline ärikatkestus. See nende poolne tunne, et kui nad on selles mõttes sellises nagu jõuetus olukorras ja nad sageli on ka see, et nad ütlevad, et mis iganes, meil võeti pahavara võttis, aga meil oli ju IT-mees ju ütles, et meil on mingisugune antiviirus ja et meil just pidi olema mingi varukoopia, aga me vist tõesti ei ole viimase 10 aasta jooksul viitsinud kontrollida, kas taastamine ka selles mõttes õnnestub ja nii edasi, et neid selliseid olekseid on selles mõttes hästi palju ja seda ajab inimesed nagu tõsiselt selles mõttes turri ja sellel hetkel, kui sa oled ärijuhina, sul on nagu see küsimus, et kas paneme pillid kotti või maksame N-tonni ja saame selle nagu korda, siis selles mõttes nagu otsus on lihtne. See ei ole nagu selline tähendab, et peaks nagu näpu ära lõikama või ma ei tea, varba maha raiuma, tähendab, et see on raha, eks me teeme rahalise otsuse, tähendab, me vaatame, mis on see andmete kuidagi muidu uuesti sisestamise või mis iganes kulu, eks ju, või mingisugune äritegevuse katkestuse kulu, vaatame, mis on see sama mingisugune N1000 euri, eks ju, vaatame, et selle kõige käigus, et nagu ainuksi sellele, et keegi meil selle süsteemi ülekäiks ja koristaks, et läheks ka paar tuhat euriga, et okei, et suhteliselt selles mõttes nagu business deal, et selles mõttes, et nagu ega nagu äris ju selles mõttes me sageli ei tegele selles mõttes selliste üllaste küsimustega, millest poliitikud alati ütlevad, et loomulikult, kui teil on mingisugunegi asi, siis te peaksite politseile teatama, eks ju, kas arvad, politsei uurib seda sama juhtumit, jõuab kurjategijate jälile. Ei politseile tehtud avaldus äärmisel juhul läheb arvesse, võib-olla kui sul on mingi kindlustus või mingisugune muu asi, et sa saad öelda, et jah, me tegime politseile avaldus, aga ega sa keegi nagu midagi ei uuri selles mõttes, et see on selline raske uurida ka, et... See on raske uurida selles mõttes, et kurjategijad on kusagil väga kaugel ja eriti üksik juhtumi põhjal neid kätte saada ei ole võimalik. Pigem see, kui on suur hulk juhtumid, siis on võimalik neil midagi välja arendada. Et ega selles mõttes nagu sellist nagu head lahendust ei olegi, tähendab, et kui sa oled olnud eelnevad, kus maksad enne või maksad pärast, eks ju. Sama asi on ka küberriski kindlustused, eks ju, mis ka muuhulgas katavad selle vajadusel, et ostetakse see andmed välja ja nii edasi, tuleb mingisugunegi selline nii-öelda puhastustiim, kes vaatab ja mis iganes. Et tuleb verdt ongi lihtsam nagu ära kindlustada ja siis lihtsalt kui jama juhtub, siis keegi hoolitseb selle eest, et aga mis oli selles mõttes selle loo juures selline huvitav pool oli see, kus öeldi, et jah, krüptiti küll ära, aga et andmed kindlasti ei lekkinud. Ehk et millal andmed on talletatud ja krüptitud kujul, eks ju. Ja minul tekib selle puhul alati küsimus, et oodake, kas nad on niimoodi krüptitud, et kui mina või võib-olla keegi, kes on minust kompetentsem seda olukorda hindama, tuleks ja kontrolliks, siis ta ütleks tõesti, et jah, need andmed olid krüptitud seal arvutis. On kindel, et need tegelikult ei lekkinud. Ma väga sügavalt kahtlen. Ma väga sageli ollakse valmis ütlema, et andmed olid krüptitud puhtalt sellepärast, et ma ei tea, veebileht kasutas seda HTTPS-i ja mingisugust sertifikaati, mis tähendab, et andmed olid krüptitud liikumisel brauseri ja serveri vahel, ehk sidekanal oli krüptitud. Nad ei olnud krüptitud sellel hetkel, kui nad on ketta peal, nad ei olnud krüptitud sellel hetkel, kui nad kusagil mälus olid, nad ei olnud krüptitud sellel hetkel, kui nad varukoopias olid, eks ju, varukoopia on ka huvitav ja samas arvutuses varukoopiad, aga kõik oli krüptitud või? Aga kus nad hoidsid selle varukoopiate lahtivõtmise parole? Et selles mõttes, et see tehnoloogia ongi sageli niivõrd keeruline, tähendab, et kui me vaatame seda pinnapealset kasutajaliidese poole küsimust, siis seal taga on harilikult selline ütleme nagu mõni selline linnaosa, kuhu me ei tahaks nagu öösel üksinda sellise silmapaistvalt kuldset värvi kellaga ja viisakas ülikonnas minna, et arvata on, et me saame sellest lahti, et tegelikult see nagu see reaalsus, mis toimub infosüsteemide kõhus, et see on sageli hullem, kui me üldse suudame ette kujutada. Kui me nüüd natuke lihtsustame veel ja anname samas nagu nõu, et
et üks asi on see, et on küberkuritegevus, mis võib meie andmeid ohustada, teine asi on ka puhtalt füüsilised õnnetused nagu mingi põlengute näol või muud asjad, et kuidas ma peaksin ettevõttes siis oma andmeid varundama, krüpteerima niimoodi, et mul oleks need riskid miinimumini viidud. Mis on sellised lihtsamad nõuanded on, ma saan aru, see teema on keeruline. Me võiksime sellest nagu ilmselt nädala rääkida selles mõttes ja see on see koht, kus õudselt tore oleks öelda, et meil on olemas, me saame kirjutada sellest tänasest podcastist artikli, mille pealkirjaks on üks lihtne nipp, kuidas kaitsta oma andmed täielikult ära, eks ju. Kahetsusväärselt me selle pealkirjaga jõuame sellesse samasse punkti, kust me alustasime, et inimeste võime aru saada meedias olevast informatsioonist ja sellisest nagu nii-öelda nagu siis võltsinformatsioonist, informatsioonilaadsest tootest. Et ega see lahendus ongi see, et selline nii-öelda süsteem, audit, pidev selles mõttes parendamine, mis on mis tahes kvaliteedi juhtimissüsteemi, täpselt samuti infoturbe juhtimissüsteemide puhul aluseks. Ehk et tee ära kõigepealt see pool rehkendust, pane kirja, mis andmed sul üldse on. Ja siis, kui sul on kirjas, siis on sul võimalik sealt minna selles mõttes nagu sügavamale. Ehk sa panid kirja, et meil on ettevõttes olemas mingisugunegi kliendisuhtehaldus, meil on olemas raamatupidamine, meil on olemas võib-olla mingisugune tootmissüsteem, kus on kirjas, kes mis aknaid meilt tellis või mida iganes, eks ju. Paneme, meil on olemas ka personalisüsteem tõenäoliselt, eks ju, palgaarvestused, kusagil hoiame neid CV-sid, kui keegi kandideerib meile, eks ju. Siis kusagil oli see, et me peame mingit laste jõulupidu ja meil on seal mingisugunegi informatsioon, eks ju, kui minna triviaalsema poole peale. Aga selle nagu olulise põhiliste ettevõtte haldamiseks vajalike softide ja selle nii-öelda jõulupuu nimekirja vahel on neid samme on tegelikult hästi palju. Ja kui nad panna endal kuhugi mugavalt, kas mingisugusesse maja Wikisse või minu pärast kas või Excelisse kirja ja siis iga kord, kui tuleb mingisugune järjekordne andmetega seotud küsimus, siis hakkabki pihta sellest, et vaatame, et kas see infosüsteem on meil üldse siin Excelis kirjas. On täiesti tõenäoline, et ühel hetkel, kui rääkides selles mõttes lihtsalt kolleegidega, et mis infoga sa täna tegelisid või mis su tööprotsess oli, siis me avastame, et kusagil on veel olemas mingid täielikud andmebaasid või infosüsteemid, eks ju. Ja sealt me saame liikuda edasi selle kohta, me saame iga sellise infosüsteemi kohta esitada küsimuse, et kuuletaga, et kelle oma see on. Selles mõttes, kes vastutab selles majas, eks ju. Paneme nime taha, eks ju. Kuule, aga kuidas selle varundamisega on? Kas see on varundatud? Okei. Kas see üldiselt on turvatud või kuidas sa kirjeldaksid, et see on turvatud? Meil on see, et meil on nagu, kasutajad peavad sisse logima ja on parool, eks ju. Okei, kas parool on turvaline lahendus alati või? Võib-olla väga turvaline ei ole, sest et see võib jalutama minna, eks ju. Aga kus kohas see on? See on mingis serveris, kus server on? Server on seal kemsu kõrval selles kapis, mille uks on lahti, sest et ventilatsioon muidu ei toimi. Et niimoodi hakates nagu sammhaaval seda liikuma, siis tegelikult õnnestub need asjad üles leida. Aga mis mind ausalt alguses ka väga niimoodi üllatas infoturbe juhtimissüsteemide puhul, et ma kujutan ette, et see on nagu mingi asi, mis ongi nagu, me teeme selle infoturbe juhtimissüsteemi valmis ja siis kõik on turvatud, eks ju. Aga nagu ka kõikide muude juhtimissüsteemide puhul tulebki välja on see, et me oleme hetkel kaardistanud selle mingile tasemel ära, siis me võtame endale järgmiseks aastaks eesmärgi kuhugi edasi liikuda, meilgi audiitor, kes käib ja kontrollib ja ütleb, et kuulge, et näed, teil on, siin on jäetud, siin on mingid augud, mis on kontrollimata ja ongi täiesti normaalne, et sul on olemas ISO sertifitseeritud infoturbe juhtimissüsteem, mis on mingisuguste deklaratsioonide tasemeni turvaline, aga sealt edasi sõbrad, sorry, see on meie järgmiste aastate töö muutuda veel turvalisemaks. Selles turvalisus ongi selles mõttes nagu protsess, et ta ei ole mingi asi, et ma ostsin endale antiviiruse ja ma olen turvaline. Ma ostsin veebile HTTP sertifikaadi või panin peale ja ma olen turvaline. Ei, see lähebki edasi. Ja võib-olla üks kõige huvitavamaid pooli, mis just seda nii-öelda riskijuhtimist ja infoturbe juhtimist seob üldmäärusega on selline papper, nagu seda on mõjuhinnang. Seniste asjade kohta ametlikult ei pea tegema, välja arvatud võib-olla juhul, kui on mingi väga oluliste andmetega tegemist. Aga kui sa alustad nüüd mingit uut sorti andmetöötlust oma ettevõttes ja on näha, et seal võib olla mingisugune mõju inimeste privaatsusele, siis sa peaksid koostama mõjuhinnangu, kus sa hindad ära, kes kogub, mis andmeid kogub, kuidas hoitakse, millal kustutatakse, millised on turvameetmed,
millised on ettenähtavad riskid sellega seoses, kuidas need riskid on maandatud, pärast kui risk on ära maandatud, siis palju seda riski järgi jäi ja siis on võimalik otsustada, kas me ettevõttena võtame selle riski või mitte. Või me kindlustame selle edasi või me informeerime klienti, et meil on teie andmetega seoses sellised riskid. No see on erinevaid asju, mida sellega teha annab. Ja me otsustame, kas me hakkame sellist andmeid koguma või mitte. Ehk minu arust see on selline kõige selline kaemuslikum pool kogu sellest üldmäärusest. Kõik räägivad kogu aeg mingist karistustest ja sellest nii-öelda sellest kustutamisest ja muust. Aga see on see, et on meil mingisugune seadus, kus on trahvid ja mis sisuliselt kohustab sind tegelema infoturbe peale mõtlemisega. See on minu arust nagu suurim tegelikult selline muudatus, et siiamaani ja sinna alla kuuluvad tegelikult praktiliselt kõik need ettevõtted, kes süstemaatiliselt mingisugused isikuandmeid töötlevad ja me jõuamegi sealt tagasi selle juurde, et sellel hetkel, kui sul on midagi muud, kui et sa oled see mees, kes selle Pärnu maantee ääres müüb neid luudasid kusagil seal, ma ei tea, Märjamaa kandis ja kus ta on, eks. Temal tõenäoliselt ei ole kliendibaasi, eks. Ja loodetavasti ta ei filmi ka neid, kes mööda sõidavad, eks, ta lihtsalt müüb selle luudasid, eks. Aga ülejäänutel meil on kõikidel mingisugused kliendibaasid ja informatsioonid ja me peame järsku hakkama mõtlema infoturbe peale, et see on nagu selles mõttes pool, kust ma näen suurimat kasu ja kuhu ma nagu aru saada üritan väga ka suunata seda üldmääruse teemalist jutustamist, sest et mis on jäänud kõlama, on sageli selline niinimetatud paper shield. Ehk siis tegeletakse sellega, et meil on olemas lepingute ja tasemel sellised mingisugused kokkulepped, ehk teame, kes on millegist vastutav, mis on mõistagi samuti väga hea, sest et siis on teada vähemasti, et meil on sinuga leping, meil on lepingus need punktid kirjas, eks. Ja ma tean, et sa oled lubanud mulle neid andmeid hoida või mina olen lubanud sulle ühel või teisel maal käituda, sest et siiamaani kõik lihtsalt arvasid ka ainult selle poole pealt, eks ju. Aga kui me vähemasti lepingu poole pealt oleme kirja saanud, siis jäävad juba need tehnoloogilisemad küsimused, mis lähevad sügavamalt on vaja lahendada. Et see on nagu kõige selline vahest olulisem pool, et meil tekib täiesti ettevõtetele juurde üks uus selline tegevussuund. Selle uue tegevussuuna või uue mõtlemisega, kui me räägimegi ettevõtte ja tema kliendi suhtest ja seal tekkinud ja edasi antud andmetest, et sa ütled, et GDPR on suurepärane hetk nüüd nagu mõelda, milliseid andmeid me kogume. Kas sa oskad anda mingit sellist soovitust või põhimõtet, et milliseid andmeid üks ettevõte peaks oma klientide kohta koguma? Kõige lihtsam näide on mingite liitumine püsikliendi programmidega, kus küsitakse väga erinevaid asju. Üks firma küsib isikukoodi. Kas me peaksime tarbijana mõtlema, et kuidas see antud kontekstis relevantne üldse on? No kindlasti jah, selles mõttes, et miks seda informatsiooni vaja on? Väga tore näide oli Circle K, kes reformis oma kliendiprogrammi just seoses üldmäärusega. Ja need otsused olid selles mõttes väga lihtsad ja arusaadavad, et aga miks me kogume telefoninumbrit? No loomulikult me suudame leida välja mingi vabanduse, miks meil on kohutavalt vaja, aga äkki ta unustab, ma ei tea, oma seljakoti koos kliendikaardiga meile pentsukasse ja siis me saame talle helistada või mingisugust selles mõttes täiesti tuhtoloogilisi asju, see ei ole tõenäoliselt süsteemse informatsiooni nagu massilise telefoninumbrite kogumise eesmärk. Kas me saadame teile SMS-iga reklaami? Ei, me oleme katsetanud ja me teame, et selle selline response rate ja konversioon on väga madal, inimesed loevad seda väga kõlpsalt spämmiks, me peame väga vaeva nägema, et me sellega nagu endale jalga ei tulista, aga ärge me kogume seda informatsiooni siis, eks. Isikukoodiga ka, et teataval puhul on see mõistlik, näiteks ütleme, kui me tahaksime lubada mingisugust ID-kaardiga autentimist või ID-kaardi kasutamist kliendikaardina. Ma ei olegi päris kindel, kas ma alati seda toetan, aga oletame, et selline on põhjus. Et siis okei, et see on nagu, siis on sellel olemas selge põhjus, eks ju. Ja mida ütleb ka üldmäärus on see, et me peamegi need leidma põhjuse või põhjenduse, miks me kogume ja kuidas see on siis otseselt vajalik. Informatsioon, mida ei ole vaja, seda me ei tohi koguda, sest see ei ole nagu, meil ei ole selle kasutust, me ei tohi seda üldmäärusest lähtuvalt koguda. Et see on võimalik, aga miks mul kodust aadressi vaja on, ma ei tea, see ei ole sulle selles mõttes selleks, et mulle soodustust anda otseselt, see ei ole nagu vajalik. Aga kui neid programme ellu kutsudes ja neid mõeldes, et mis andmeid ma kogun, siis ma olen täna ühes ajahetkes, kui ma
3 aasta pärast teen ettevõttega mingi pivoti natukene, vaatan teises suunas, tulevad uued mõtted. Siis muutub andmete kasutamise eesmärk tõenäoliselt on see, kuhu sa ilmselt oma lausega välja jõuaksid, vabandust, ma katkestasin. Ja vastavalt üldmäärusele, kui muutub andmete kasutamise eesmärk oluliselt erinevaks senisest, siis on vaja jällegi selles mõttes, kas siis isiku nõusolekut või teavitamist või mida iganes, et tähendab, et nüüd me otsustasime, et me teeme seda asja, et see tuleneb otseselt üldmäärusest, et varuks kogumine, ilma et sa teaksid, milleks on väga selles mõttes sellise kaheldava juriidilise väärtusega. Aga seda on seni ilmselt mõneti tehtud. Siiamaani on jah, selles mõttes, et ega mõtlen täpselt see sama, et kuidas mina olen kippunud hoidma omal arhiive krüptitud kõvaketastele, aga see on see sama küsimus, et nagu äkki ühel aastal tuleb välja, et see krüpto on murtav ja see kõvaketas, mille ma olen pannud kuhugi, tuleb välja, et 15 aasta pärast on niisama mingisuguse tunniajalise arvutitööga lahti muugitav. Et see nagu näitas ka see ID-kaardi sertifikaatidega seotud turvaprobleem mullusest. Ehk kõike peeti turvaliseks, kuni ühel hetkel ilmnes üks antud puhul küll nii-öelda algoritmiline probleem. Võtmete tegemisele tuli välja, tähendab, et nii-öelda digiallkirja, mida arvati, et on võimalik, mille niimoodi võltsimiseks on vaja tuhandeid superarvuti aastaid, on võimalik murda suhteliselt sellise kättesaadava tundide arvuga, siis selle tõttu tegelikult ühe hetkega järsku muutus kogu see turvasfäär. Ja me peame adapteerima sellega, et ega nagu sama asi on mis tahes muu informatsiooniga. Me peame kogu aeg jälgima seda, mis saab. Täna see ei ole murtav, täna see ei ole kasutatav, eks ju, et meil on mingisugused logifailid, ühel hetkel tuleb järsku välja, et aga nüüd see on kasutatav. Või mulle endale meeldib just see, et räägid, kas IP aadress on isiku, miks seda loetakse isiku andmeteks, et see muutub. Jah, meie jaoks Sony's näiteks ei ole tõenäoliselt. Me näeme mingid serveri poole pöördunud isiku IP aadressit ja meie jaoks on see täiesti anonüümne informatsioon. Aga oletame, et see logifail satub mõne telekommunikatsiooniteenuse pakkuja inimeste kätte, kellele kuuluvad need IP aadressid ja kes suudavad viia selle kokku. Ehk siis ühe inimese jaoks täiesti anonüümsena tunduv informatsioon võib teise inimese või teise organisatsiooni jaoks osutuda järsku isiku andmeteks. Et see on see, mille peab kogu aeg mõtlema, tähendab, et selline nurgaadvokaadilik lähenemine tähendab, et see ei ole isiku andmed, et mind see ei huvita, et see ei puuduta, et see ei pruugi osutuda selleks pärast seda, kui toimub mingi andmeleke ja siis ilmneb, et et tuleb välja, et oli küll võimalik kokku viia. Siin on palju näiteid neid, kus on avaldatud mingisuguseid anonüümseid andmehulkasid. Ma ei mäleta, kas seal äkki oli Netflix kunagi avaldas mingisugust vaatamise ajalugu ja mõned poed on avaldanud mingid ostuajalugusid ja nii edasi. Ja tuli välja, tähendab, et kui see andmehulk kätte võtta, siis sealt on võimalik hakata inimesi ikkagi isikutega kokku viima. Ehk andmetes oli niivõrd palju informatsiooni sees, et pannes selle kokku mingi teise andmehulgaga jõuti inimeseni välja, et see on nagu, andmed on Andres Kütt, kes oli juba aega Eesti riigi nii-öelda IT-arhitekt mullusel infoturbekonverentsil mullu septembris ütles väga kenasti, et üldmääruse eesmärk on muuta andmed tuumajäätmeteks. Ehk et see on selles mõttes selline ülim asi, mille kohta ütleks, et not in my backyard. Minu aeda tuumajäätmeid kindlasti ei mata, eks. Et sul oleks kogu aeg see tunne, tähendab, et andmed on sellised vedike sellised nagu nad tulevad nagu sellised nagu zombid, kes tulevad sinu järgi või nad on sellised kiirgavad midagi, tähendab, et et kui ma olen andmeid kogunud, siis ma pean neid hoidma nii nagu tuumajäätmeid. Tuumajaama puhul tegelikult see kulu tuumajäätmetega tegelemiseks on võrdlemisi suur, eks. Ja pikka aja jooksul, et me peame kogu aeg sellega arvestama. Ma loodan, et üldmäärus tasapisi toob kaasa ka seda sorti suhtumise rohkem kätet. Võttes kokku tänast vestlust, soovitus, kuigi mõnes mõttes võib kõlama jääda justkui, et ma tahaks nendest andmetest nüüd hoopis nagu eemal hoida, mulle tundub, et seal on alati mingi oht igal pool, et soovitus on see läbi mõelda, milliseid andmeid kasutatakse, milliseid koguda ja milliseid ei ole vaja koguda, siis nendest ka päriselt loobuda ja süstematiseerida oma läbi see protsessis, et kuidas nende andmetega käitumine ettevõttes toimub, et siis ei ole ka sellist
hirmu tegelikult vaja nagu tunda. Pigem jah, et mõtle ja pane ennast alati selle sama kliendi papudesse korraks, eks, mida sa peaksid niikuinii turunduse ja mis iganes poole pealt nagu niikuinii alati tegema, tähendab, et kui sa tegeled turundusega, siis ilmselt peaksid nagu saama aru, mida su klient mõtleb ja tahab ja nii edasi. Ja pane ennast sinna poole peale ja siis mõtle, kuidas sa tahaksid, et sinuga käitutakse. Ja proovi seda siis nagu rakendada. Et kogu informatsiooni minimaalselt, aga see sama jällegi, kui sa teed selle mõjuhinnangu ja kaardistad need andmed, siis see paneb sind uuesti mõtlema läbi selle peale, et oota, aga miks mul need andmed vaja oli? Oli küll vaja, selle pärast, et aga kas me teeme ka või? Täpselt samuti nagu see, et kas backup toimib, aga kas mis iganes reklaami puhul, et kas see, et meil toimub siin see mingisugune retargeting või see, et aga see tegelikult toimib või? Me panime selle kunagi 2 aastat tagasi pani agentuur selle tööle, aga see praegu ka toimib või? Kas ta annab meile seda efekti, et me näeme, et selle eest makstav mingi preemium, et keegi seda üleval hoiab ja mingid täiendavad teenused, kas see toob meile tegelikult selle raha sisse, et kas see töötab, eks ju? Äkki saaks paremini panna tööle või? Et äkki on aeg üle vaadata, sest et vahepeal on muutunud andmete töötlemise viisid ja võimalused ja nii edasi, et äkki me peaks hakkama asju kuidagi teisiti tegema, et ma arvan, et üldmäärus on ideaalne võimalus istuda maha, kaardistada oma andmed ja mõelda täpsemalt läbi, et mida nendega tegelikult teha, ja kuidas igati seaduslikult andmetega raha teha, sest et ega need samad kliendid, kelle andmed me kogume, sellel hetkel, kui tuleb välja, et see tüüpiline nali on see, et miks Amazon pärast seda, kui ma olen ostnud endale kohviveski, soovitab mulle veel kohviveskeid osta, selles mõttes, et palju mul neid vaja on, eks ju. Ja samasugused näited on siin ka meie pankade puhul ja igal pool mujal, et inimesed astuvad sotsiaalmeediasse, kui nad kohtuvad mingisugust imelikku andmekasutust, et prooviks nagu likvideerida seda, et oleks vähem neid olukordi, kus me teeme mingisugust asja, kus meil näiliselt me just nagu tegelikult üritame öelda, et me väga palju teame oma klienti ja siis puhtalt nende mingisugust andmete pealt tehtud või ilma andmeteta tehtud mingisuguste soovituste pealt me näitame tegelikult, et kõik see, mida me rääkisime, et me tunneme oma klienti, armastame, sa oled meie kuld, vipp, püssiklient, siis tegelikult nagu meid see ei huvita, me lihtsalt nagu surume sulle kurku seda reklaami, mida parasjagu meil nagu pähe tuli, mis on nagu müüa vaja ja see nagu ei ole selles mõttes hea tunne üldse kliendi poole pealt vaadata. Aitäh sulle, Peeter! Oldagu lahked! Selline sai IDEA 362 hooaja esimene saade, mis aga kõiki episoodi kokku lugedes juba 53 on. Järgmises saates jätkame andmete teemadel, siis on külas IDEA analüütikatiimi tiimliid Joosep Lasman, kellelt uurime kaasaegse andmeanalüüsi ja selle kasutamise kohta ettevõttes. Me ei ütle enam, kuidas või mis täpselt tulemust me tahame, vaid pigem me ütleme, et mis on see funktsioon, mis kirjeldab meie heaolu selle asja lõpus. Seniks aga, kui sulle saade meeldis, jaga seda sotsiaalmeedias ning tule ka IDEA Facebooki jälgijaks. Leiad meid IDEA Eesti nime alt. Saate valmimisele aitasid kaasa Sandra Sulsing, tänusõnad ka Liis Lusmägile, kes aitas saate introt timmida. Samuti täname Brit Mesipuud. Meie disainer on Santino Kalvo. Mina olen saatejuht Kuldar Kulassepp, kohtume nädala pärast.